Nii, Kristjan, eelmine kord me rääkisime ka natukene haldusest, halduspäevikutest, kuidas kasutada neid 3D mudeleid siis haldamiseks oma halduritega, siis see lahendus on sim-on.com, see on poolakate lahendus. ma lunisin välja nende käest nüüd juuli lõpuni tasuta trial'i, ehk see on hetkel, mul on siin tasuta, ma saan sulle ligipääsu teha ja järgmine teisipäev on mul nendega Zoomi kõne, kus nad siis presenteerivad seda, aga põhimõtteliselt kogu see asi toimub sellesama Matterboardi skänni peal ehk selle 3D mudeli peal ja siia on võimalik integreerida hunnik tarku vahendeid siia platvormi, mis on kohe siis ühendatud ja on nähtavad siis nendes tuuris, on ju. siin on näha kõik su asset'id, on ju, kuidas need funktsioneerivad, siin on halduspäevikud sisse integreeritud ja ma lihtsalt näitan sulle seda, et sa saaksid siis võib-olla mingi kiire ülevaate sellest, et mis see asi endast kujutab, ma teen sulle ka ligipääsu ja nii edasi, nii et. aga ma kiirelt võtan lahti nende demonäidise ja siin siis lihtsalt see on üks elektriruum siin ja siin on siis noh, näiteks hetkel siis siin on siis disconnected. Nüüd sellesse 3D mudelisse annab siis sisse ühendada, sa hakkad panema sinna asset eid, noh, siin võib olla näiteks kas on elektrikilp, on ju, aga koos sellega kõigega on võimalik tegelikkuses seda integreerida, noh, siin järjest hakkab tulema, on ju, et mingi sõlme, kuidas see sõlme juurde lähevad kõik pildid, siia lähevad kõik dokumentatsioon, näiteks videot saab juurde panna, kuidas seda hooldada ja nii edasi, haldusjuhendid, on ju, ehk selline nagu lahendus, pluss veel läheb juurde ka tegelikkuses, kui ma mingi asi vaja panna halduspäevikusse, et noh, tuleb välja vahetada või mingi korraline hooldus on ju, neid asju saab juurde panna, et see on nagu see pool ja siis on siin olemas veel natuke funktsioonidest, et siin on devices. Noh, need on siis reaalsed ühendused, need on näitab, mis hetkel problemaatilised on, siis kalender ehk siis on halduripäevik, kus siis on näha, et täna peaks toimuma, on haldurile antud ülesanne, et check operation, observe operation, check performance ja nii edasi, on ju. ja siis on kuupäevade kaupa, nii edasi ja siis tickets ehk siis need samad asjad nüüd, mis siis on sisestatud. Noh, sa küsisid, kas pilte saab juurde panna, jah, saab, et siia on võimalik tassida ka pildid juurde, tegevus ja anda, ühesõnaga haldur saab jagada laiali oma noh, alamhalduritele siis, kuidas iganes me nimetame, on ju. Ja see kõik tuleb meili sisse, et ma siin üle pool aastat tagasi natuke esimest kord testisin seda, aga ma rohkem seda näppinud ei ole. Ja noh, umbes, noh, kui ma kiirelt ka veel võtan, siis siin nüüd Atria.com-i asja, see on nüüd, see on mul siin sees näiteks ja noh, siin siis hetkel on mul siin näiteks üks kilp, mille ma siin panin. Võtame siin nüüd asset'id, siin on kilp, on ju, ja siia saab siis hakata, esiteks võimalik teha erinevad ruumid, on ju, ja siis on võimalik hakata panema siia erinevaid kilpe, on ju, kus see asutseb täpselt, noh, dokumentatsioon, sündmused, on ju, kuna mingi korraline haldussündmus on tulemas ja nii edasi, on ju, et ja samamoodi siis noh, päevik on tühi hetkel ja siis on võimalik hakata siis panema, kes teeb, mida teeb, on ju, ja samamoodi pildi üles laadida, et selline kiire ülevaade sulle, ma saadan sulle ligipääsu, sa saad ise näppida ja kui sul on huvi võib-olla sügavalt sellesse laskuda või tahad midagi sellega rohkem teha, siis järgmine teisipäev on vähemalt mul hetkel kokku lepitud siis selle toote demo presentatsioon. Vot selline kiire väike ülevaade, nii et